Praeguseks teame me kõik, mida Ukraina on Wildberriesiga teinud. Vene Amazoni ekvivalent on pidevate droonirünnakute tõttu laastatud. Need on hävitanud laohooneid ja logistikasõlmi, põhjustades miljardeid dollareid kahju. See on suur asi Ukrainale, aga ka tõeline rõõm Wildberriesi peamisele rivaalile Ozonile. Ozoni kontorites üle Venemaa hõõrusid juhid käsi rõõmust, nähes võimalust lõpuks saada Venemaa e-kaubandussektori domineerivaks tegijaks. Ukraina ei kavatsenud kunagi peatuda ainult Wildberriesi juures. Pärast tekitatud hävingut on tähelepanu pöördunud Wildberriesi suurima konkurendi poole. Ukraina on löönud Venemaasse Ozon augu ning nüüd vajub Venemaa tagasi nõukogudeaegse logistika juurde, kuna veel üks tema suurtest e-kaubandusettevõtetest kukub läbi. 24. augustil teatas Kyiv Independent, et Ukraina on korraldanud 3 järjestikust öödrünnakuid Ozoni ladudele, süüdates paljud ettevõtte rajatised leekidesse. Ainult. 24. augustil tabas Ukraina 3 Ozoni objekti, millest kohe räägime, ning viis läbi rünnakuid ka okupeeritud Krimmi rajatiste vastu. Ükskõik kui palju rõõmu Ozoni omanikud tundsid oma peamise konkurendi maani mahapõlemise üle, on see nüüd kadunud. Nüüd saab Ozon ise maitsta Wildberriesi rohtu ja avastab kiiresti, kui mõru see rohi tegelikult on. Kuna mainisime 3 päeva kestnud rünnakuid, alustame Ozoni katastroofi algusest. 22. augustil korraldas Ukraina mitu rünnakut üle Venemaa, millest kõige olulisem tabas otse Ozoni logistikakeskust Samaras. Ozonisse kinnitas kiiresti, mis oli juhtunud. Telegrami postituses ütles ettevõte: täna tabas Ozoni logistikakeskust Samara oblastis droonirünnak. Rünnaku tagajärjel puhkes laos tulekahju. Kõik süsteemid töötasid tavapäraselt ja me evakueerisime mõne minutiga üle 500 töötaja. Kahjuks on ohvreid. Kindlasti pakume neile kogu vajalikku abi. Lisaks tulekahjule rakendati erakorralisi meetmeid. Lao sisse- ja väljavedu peatati ning Ozon tegi kõik endast oleneva, et viia kõrge väärtusega esemed teise asukohta, et need ei satuks tulekahju ohvriks. Ozon väitis oma postituses, et klientidele makstakse kaotatud esemete eest hüvitist. See on parem kui Wildberries pakkus. Alguses teatas ettevõtte klientidele ja müüjatele, et nad ei saa sentigi tagasi. Massiivne avalik pahameel sundis neid lõpuks taganema ja lubama hüvitisi. Kuhjuvate nõuete tohutu hulga tõttu hilinevad need väljamaksed tõsiselt, eeldades, et süsteem üldse töötab. On veidralt naljakas näha, kuidas Ozon kasutab droonirünnakut ühe oma rajatise vastu, et oma peamise konkurendi arvelt punkte koguda, kuid pärast Samaras tekitatud kahju ulatuse nägemist ei naera Venemaal enam keegi. Kaadrid on juba ilmunud ja War Translated jagas X-is nende koondvideot. Videote seas näeme, kuidas Ukraina droon laskub juba leegitsevasse Samara lattu. Üks Vene pealtnägija võtab olukorra täiuslikult kokku, öeldes lihtsalt: see on täielikult perses. Veel kaadreid pärineb Special Herson Kati kontolt, mis taas näitab tohutuid leeke ja suitsu, mis tõuseb näiliselt kogu Samara rajatisest. Jah, seal ei jää midagi ellu. Seda võime kindlalt öelda pärast 10 tundi möllanud tulekahju, kuna Ozoni rajatis Samaras on täielikult hävinud, teatab IN Kive. Ja sellega kaob ka suur hulk raha ja 1000 töökohad. Rajatis, mida Ukraina tabas, avati 2022 aasta oktoobris. See hõlmas umbes 75 000 ruutmeetrit. Kuigi aastate jooksul võidi seda laiendada kuni 135 000 ruutmeetrini ning selle ehitamine maksis kuni $120 miljonit. Ainuüksi remondikulud, eeldades, et Ozon suudab need katta, ulatuvad tõenäoliselt umbes $84 miljonit. Ja nüüd, kui see ladu on maani maha põlenud, on koos hoonega kadunud ka 6000 töökohta, põhjustades Venemaale veelgi suuremat majanduslikku kahju. See polnud ainus auk, mille Ukraina Ozonisse lõi. See oleks juba iseenesest tähistamist väärt, kuid juhtus veelgi rohkem. Palju rohkem. Süstemaatilised löögid kahekordse kasutusega kaupade ladustamiskeskustele muudavad vaenlase tegutsemise raskemaks ja mõjutavad negatiivselt kogu Venemaa majandust. Ukraina kaitseministeerium teatas pärast 22. augusti rünnakuid. Järgmisel päeval, 23. augustil, suunasid Ukraina droonioperaatorid oma tähelepanu Orenburgis asuvale Ozoni laole. Väljaanne The Kyiv Independent väidab, et see oli teine rünnak, mille Ukraina Ozoni vastu korraldas, kuigi see ei pruugi päris tõsi olla. 31. juulil teatas United24 meedia, et Ukraina oli korraldanud rünnaku Ozoni logistikakeskusele Tatarstani vabariigis. Aga kas see oli teine või kolmas rünnak, pole tegelikult oluline. Mis on oluline, eriti Ozoni, selle müüjate ja klientide jaoks, on see, et 23. augustil põles veel üks Ozoni ladudest. Seekord ei näe me sotsiaalmeedias levivates videotes ainult tuld.
Me näeme hetke, mil Ukraina esimene droon tabas oma sihtmärki. 9-sekundilises klipis, mida jagas War Translated X konto, näeme, kuidas Ukraina droon läheneb ja põrkab vastu hoone katust. Kurat, on kõik, mida rünnakut filminud pealtnägija suudab öelda. Aga kui sa seda videot vaatad, võid sa märgata midagi kummalist. Ei, mitte need teised inimesed, kes seisavad ümberringi ja vaatavad droonirünnakut, justkui oleksid mingil miniatuursel lennushoul. Vaata ja kuula. Kas sa näed või kuuled mingeid õhutõrjemärke? Mitte miski ei kaitse seda ladu. See on peaaegu nii, nagu Venemaa poleks midagi õppinud Ukraina rünnakutest Wildberisi lao vastu. Ja nad lasevad lihtsalt Ozonil koost laguneda, kui augusti lõpp läheneb. Orenburgi ladu oli Ukrainale ilmselge sihtmärk. See on ettevõtte suurim ladu, ulatudes 200 000 ruutmeetrini. Nüüd põleb see koos Samara laoga. Siiski ei tea me veel, kui ulatusliku kahju Ukraina tegelikult põhjustas. Ozoni juhid oleksid juba šokis, sest Ozoni kihile on löödud 2 auku. Ukraina ründas 2 ettevõtte 5 suurimast laost. Selleks hetkeks oleks paanika juba hakanud levima. Ozoni juhid jälgisid, mis juhtus Wildberisiga. Nad teadsid, et Ukraina ei piirdu 2-ga. Neil oli õigus. Ukraina läks 24. augustil 3 peale välja, kasutades 3. järjestikust rünnakupäeva, et hävitada veel 3 sellist objekti. Aga enne kui me selleni jõuame, oli 23. august Venemaa jaoks 2-kordselt valus, sest midagi kummalist juhtus Putini kodulinnas Peterburis. Ka linna suur logistikasõlm süttis põlema. Ossin Technical teatas hiljem, et ladu asus Kolpino logistikapargis ja seda kasutati keemiatoodete hoidmiseks. Seega ilmselge sihtmärk Ukraina droonidele, eks? Ainult, et siin ei paista see nii olevat. Kõik seni saadud teated viitavad sellele, et Peterburi ladu plahvatas täiesti iseseisvalt, ilma Ukraina abita. Lihtsalt pauk. Ja 80 000 ruutmeetri suurune hoone oli leekides. Kurat küll Venemaa. Ja teil on juba niigi piisavalt probleeme, kui Ukraina põhjustab teie riigis suuri tulekahjusid. Kas peate neid ise veel juurde tekitama? Ukraina sai 23. augustil Peterburis toreda väikese boonuse ja sellele järgnes see Ozoni rünnakute trio, millest me rääkisime. Öö jooksul ja 24. augustil tähistas Ukraina oma iseseisvuspäeva ning 35 aastat vabadust Nõukogude Liidust. 5. Venemaa taas otse tagasi sellesse Nõukogude ajastusse. Külas nimega Enem, mis asub Adõge vabariigis, hävitas Ukraina Ozon logistikakeskuse. Väljaanne Exile Plus teatas rünnakust, jagades väikest fotot keskuses puhkenud tulekahjust, mille pindalaks väidetavalt on 91 200 ruutmeetrit. Seda keskust kasutatakse kaupade vastuvõtmiseks, sorteerimiseks, ladustamiseks ja seejärel teistele Venemaa piirkondadele, sealhulgas Adõgele, Krasnodari kraile ning mitmele teisele Lõuna-Venemaa ja Põhja-Kaukaasia piirkonnale jaotamiseks. Seda rünnakut saatis veel üks rünnak Ozoni keskuse vastu Nevenomiskis, mis asub Stavropoli krais. Excelanova Plussil on selle kohta üksikasjad ning ta jagab kaadrit tekkinud tulekahjust. Ja piirkonna kuberner Vladimir Vladimirov on olnud sunnitud kinnitama, et Ukraina droonid sihtisid Nevenomiski tööstuspiirkonda, kuigi ta ei öelnud, mida täpselt tabati, ja eelistas pigem jätta mulje, et Vene õhutõrje tulistas enamiku Ukrainast saadetud droonidest alla. Oleme juba näinud õhutõrje olukorda Nozomi rajatiste ümber, seega on meil põhjust kahelda, et Venemaa kaitse oli nii tõhus, nagu väidetakse. Ukraina lõpetas oma viimase kolmiku rünnakuga Nozomi rajatisele Tjuba linnas, mis asub Dagestani vabariigis. Praeguseks ei pea me teile enam seda lugu rääkima. Ukraina droonid tabasid otse, tulekahjud on registreeritud ja Venemaa ei saa seda kuidagi eitada, sest fotod levivad juba sotsiaalmeedias Excelanova Plussi vahendusel. On hullumeelne, et Ukraina droonid on muutunud nii heaks ja Venemaa õhutõrje nii kehvaks, et neist rünnakutest teatamine hakkab juba tunduma tavapärane. Ja enne kui edasi liigume, veel üks asi. Igaks juhuks lendasid Ukraina droonid 24. augustil ka Krasnodari kraisse. Miks? Nende sihikul oli kodukaupade jaemüüjale Kukinland kuuluv rajatis. Ja loomulikult tabasid need droonid otsemärki. See rajatis põleb, nagu ka Ozonile kuuluvad hooned. Kuid Krasnodari krai kuberner Venjamin Kondratjev räägib sellest veidi teisiti. Ladude territooriumil puhkes tulekahju pärast seda, kui droon kukkus alla. See on kõik, mida ta ütles. Kukkus alla, tõesti. Me arvame, et see on parem kui tavaline vabandus droonitükkide kohta, kuid kukkus alla tundub siiski alahindamine sellest, mis tegelikult juhtus. Mingit kukkumist ei olnud. Toimus täpne ja kontrollitud laskumine sihtmärgi tabamiseks. Ja Kondratjev teab seda. Mitte mingi totakas semantiline keerutamine ei suuda varjata seda, mis juhtus. Kas me võisime just näha Ukraina hoiatuslasku, samal ajal kui Perris on juba hävitatud? Ozoni kogu võrgustik üle Venemaa muudetakse auklikuks.
võib-olla on Cook ja Land just märgitud järgmise droonirünnakute laine jaoks. Me kujutame ette, et ei lähe kaua aega, kuni me teada saame. Praegu kogub Ukraina tabamusi Venemaa sisemiste logistikasõlmede pihta. Need ei ole meie sõnad. Ukraina kaitse X-konto ütleb seda nii, märkides, et Ozon on järgmine järjekorras pärast seda, kui 15 Wildberrysi keskust langesid rivist välja. See teeb Ozoni juhtidele kindlasti muret. Ukraina on alles alustanud 5 või 6 löögiga, sõltuvalt sellest, keda kuulata. Veel rünnakuid on tulemas. Aga enne kui süveneme sellesse, miks see oluline on ja mida nende rünnakutega tahetakse saavutada, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, enne kui edasi liigume. Seega esitame küsimuse, mis kindlasti kummitab Ozoni juhtkonna mõtteis. Miks Ozon? Sellele vastamiseks vajame veidi tausta, mis tuleneb Ukraina kampaaniast Wildberrysi vastu. Juuli lõpus ja augustis on Ukraina saatnud oma droone külastama Wildberrysi rajatisi üle kogu Venemaa. Mainisime hetk tagasi. 15 rünnakut. Iga rajatis, mida Ukraina on tabanud, valiti hoolikalt välja. 16. augustiks oli süüdatud 7 Wildberrysi 10 suurimast logistikakeskusest. Hinnangud selle kõige maksumuse kohta ettevõttele varieeruvad väga palju. UNN teadab, et Wildberrys kaotas umbes 20% oma laokapatsiteedist. Kaotas ettevõtte 1 nädalaga, mis maksis neile parimal juhul $1,24 miljardit ja halvimal juhul kuni $2,45 miljardit. See hõlmab ainult laode ja kauba otseseid kahjusid. Kokku võib väljaande sõnul Wildberrys vajada $16,36 miljardit, et taas täisvõimsusel tööle hakata. New Voice of Ukraine pakub veidi väiksemat summat, $12 miljardit, ja väidab, et 30% ettevõtte laopinnast on hävitatud. Mis iganes need tegelikud arvud ka poleks, on selge, et Ukraina rünnakud on Wildberrysile tõsist kahju tekitanud. Ja põhjus, miks seda on sihikule võetud, on kahetine. Esiteks teenib Wildberrys Putini Ukraina sissetungi huve. Kuigi Wildberrys on näiliselt tsiviilettevõte, on nende laos või oli varem laos kõike alates droonikomponentidest kuni sõjaväevarustuseni, mis oli spetsiaalselt märgistatud kasutamiseks sõjalises erioperatsioonis. Ja teiseks, Ukraina soovib teha Venemaa majandusele võimalikult palju kahju ning siin jõuamegi tagasi Ozonini. Kuigi Berris juhib Venemaa e-kaubanduse turgu, on Ozon teisel kohal. Kuid see on siiski mitme miljardi dollari suurune ettevõte, mis annab tööd tuhandetele inimestele. Kokku pidid need 2 ettevõtet Intel Newsi andmetel 2026 aasta lõpuks hõivama 77% Venemaa veebikaubandusturust. Need prognoosid tuleb ilmselt nüüd ümber teha. Sellest 77%-st pidi Ozon hõivama 32% turuosast. Seega pole tegemist sugugi väikese ettevõttega. Tegelikult teenis ettevõte juba ainuüksi 2026 aasta esimeses kvartalis umbes $54 miljonit puhas kasumit ning kogu 2025 aasta käive oli väidetavalt $11,1 miljardit. Selleks hetkeks oli ilmselge, miks Ozon sattus pärast Wildberrysi sihikule. See on sisuliselt sama ettevõte, mis tegutseb lihtsalt veidi väiksemas mahus. Nii et kui Wildberrys on strateegiliselt oluline sihtmärk, siis on seda ka Ozon. Aga siin on rohkemgi, kui me seni jaganud oleme. See, mida Ukraina neid mõlemat ettevõtet sihikule võttes teeb, on rohkem kui kättemaks sõjaväevarustuse müümise või Vene oligarhide kahjustamise eest. Ozonile tehtud rünnakud on jätkkampaaniale, mille eesmärk on Venemaa sisemise logistika purustamine, tabades selle suuremaid veebiturge. Seda me mõtleme, kui ütleme, et Ukraina saadab Venemaa tagasi Nõukogude aega. Kaasaegsed saavutused põlevad Ukraina droonirünnakute all, sundides Venemaad toetuma logisevale riigi poolt juhitud taristule tarnete tegemiseks. Need ettevõtted on saanud osaks Venemaa tarbimiskultuurist, nagu teatab Al Jazeera. See rääkis Ekaterinburgis elava naisega nimega Aleksandra, kes ütles: "Ma tean paljusid inimesi, kes on sellest tõesti sõltuvuses. Nad lisavad asju oma ostukorvi, ootavad allahindusi, mõtlevad, mida osta, ja siis otsustavad uuesti osta, kui räägivad Wildberrysist." Ozonil on samasugused kliendid, miljoneid üle kogu Venemaa, kes sõltuvad Ozonist kaupade ostmisel, mida nad mujalt ei pruugi leida. Aleksandra ise toob selle välja, märkides, et need platvormid on eriti kasulikud neile, kes elavad Venemaa piirkondades, kuna need võimaldavad kaupu kohale toimetada ja vähendavad vajadust teha pikki sõite linna. Need rünnakud ei ole tegelikult seotud sellega, et mõjutada Venemaa eesliini operatsioone. Need tuhinevad sellel, kuidas Ukraina tajub Venemaa majandust. Ozon ja Wildberrys on Venemaa tarbijamajanduse võtmetähtsusega osad. Nende kõrvaldamine ei sea ohtu ainult tuhandeid töökohti, see avaldab ka survet Putinile. Kuna Ukraina droonid sunnivad esitama küsimusi, miks Venemaa ei suuda ladusid kaitsta ja kuidas on võimalik, et Ukraina droonid üldse nendeni jõuavad. Või nagu ütleb geopoliitilise konsultatsioonifirma Rasmussen Global tegevjuht Fabrice Potier TDW-le rääkides: "Ma arvan, et Ukraina sihib kitsaskohta, samal ajal kui Bers on teatud mõttes Vene ühiskonna ja majanduse kitsaskoht."
Sama loogika kehtib ka Ozonile. Ukraina haarab selle kitsaskoha enda haardesse, et põhjustada Venemaale tõsist majanduslikku valu. Tuleb arvestada ka töökohtade kaotust. Jake Pro sõnul on ainult Wildberriesi vastu suunatud rünnakud jätnud tööta 118 000 venelast. Tõenäoliselt võime lisada veel 6000 töökohta, mis kaotati Samaras asuva Ozoni rajatise vastu suunatud Ukraina rünnakute tõttu. Pluss teadmata arv tuhandeid töökohti, mis on seotud 4 rajatisega, mida Ukraina ründas pärast Samara rünnakut. Need on tuhanded venelased, kes kaotavad oma sissetuleku, mis tähendab, et nad ei saa enam Venemaa majandusse panustada. See teeb Putini olukorra raskemaks, kui ta püüab iga rubla kokku hoida ja säästa, et oma sõjamasinat toita. Kuid Venemaa presidendi jaoks on palju murettekitavam see, et kõik see, alates Ukraina edukatest rünnakutest kuni võimaluse kaotamiseni osta kaupu internetist ja lõpetades töökohtade kadumisega, tekitab Vene rahva seas pahameelt. Nad on läbi elanud 4,5 aastat Putini mõttetut sõda Ukrainas ning nüüd näevad nad, kuidas sõda jõuab nende enda ukse ette viisil, mis mõjutab neid otseselt. 100 000 müüjad on selliste rünnakute tõttu kaotanud oma kauba. Lisaks 1000 ostjad, kelle tellimused on tühistatud ja vähemalt Wildberriesi puhul tõenäoliselt raha tagasi ei saa. ABC News juhib ka tähelepanu sellele, et sellised ettevõtted võtavad laienemiseks pankadest suuri laene. See tekitab pankadele probleeme, sest ettevõtted, mis sõna otseses mõttes põlevad, ei pruugi praegu laenude tagasimaksmist esikohale seada. Mykola Podoljak, kes on Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski nõunik, juhib sellele tähelepanu. Märgib, et Ukraina soovib nende rünnakutega tekitada doominoefekti, mis mõjutab suuri finantsasutusi ja külvab rahulolematust rahva seas. Lõpuks on veel sõnum, mida Ukraina on kogu 2026. aasta jooksul Venemaale edastanud. Mitte miski pole Venemaal turvaline, ükskõik, kus see ka poleks. Ukraina on aastaid arendanud ja täiustanud droone, mis suudavad läbida pikki vahemaid ning kanda piisavalt tulejõudu, et põhjustada tõsist kahju, samal ajal Vene õhutõrjest kõrvale hoides. Me näeme nüüd kogu selle töö vilju ja Venemaa teab seda. Juba märtsis tunnistas endine Venemaa kaitseminister Sergei Shoigu isegi, et Ukraina droonitehnoloogia on suur probleem. Öeldes, relvasüsteemide arendamise tempo, peamiselt mehitamata droonisüsteemide arendamise tempo ning nende kasutuselevõtu meetodite keerukus on sellised, et ükski Venemaa piirkond ei saa end turvaliselt tunda. Jällegi, see tähendab Putini jaoks veelgi suuremat survet. Venemaa suurkaitsja ei suuda kuidagi takistada Ukraina droonide tekitatud kahju. Ja nüüd need droonid ei korja enam lihtsalt metsamarju, vaid teevad auke osoonikihis. Kogu Venemaa e-kaubandussektor on nüüd ohus, samuti logistilised võrgustikud, mis neid toetavad, ja nende inimeste elatusallikad, kes neist sõltuvad. See ongi nende uute Ozoni-vastaste rünnakute geniaalsus. Ukraina on juba tuvastanud kitsaskoha. Nüüd laiendab ta oma haaret, et tabada neid, kes oleksid võinud proovida Wildberriesi asemele tõusta. Ozon on järgmine nimekirjas. Tõenäoliselt tulevad ka teised järele. Ja iga eduka rünnakuga peab Putin tegelema omaenda rahvaga, kes muutub üha vihasemaks, et sõda, mille Venemaa pidi kergesti võitma, rikub nüüd nende elu. Ozoni jaoks on 5 sõlmpunkti sulgemine 3 päevaga tõenäoliselt alles algus. Me nägime, mida Ukraina Wildberriesiga tegi. Meie arvates on lähiajal oodata veel Ukraina rünnakuid Ozoni vastu. See, mida me siin näeme, on võib-olla kõige nutikam samm, mille Ukraina on seni sõjas teinud. Ja miks see nii on, saad teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldib, siis kaalu tellimist ja anna meile all kommentaarides teada, mida arvad. Saad ka liituda meie kanaliga, et saada ligipääs eksklusiivsele sisule, mida me avalikult ei jaga. Aitäh vaatamast!